Tänase jutluse tahan jagada Jeesuse ühe imeteo põhjal. Ja mis eristab seda imetegu võib-olla teistest, on see, et võiks öelda, et tegemist on võib-olla ühe kõige hirmsama looga evangeeliumis, kui välja jätta Golgata mäel toimuv. Ja eesmärk ei ole muidugi mitte kedagi hirmutada ja see, et te saaksite halvemini magada, vaid piiblis on kõik lood, mis on kirja pandud kindla tähendusega, kindla mõttega. Ja alati tasub küsida, et ja mis siis? Mis minule sellest? Mida see lugu ütleb mulle? Ja see on... Me leiame selle loo Matteuse evangeeliumist 8. peatükist, 28. salmist edasi. Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale Kadaglaste maale, juhtus talle vastu 2 hauakambrist tulnud kurjast vaimust vaevatut, kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia seda teed. Ja vaata, need karjusid, mis on meil sinuga asja, Jumala poeg? Kas sa oled tulnud meid enne aegu piinama? Aga tükk maad eemal neist oli suur seakari söömas. Kurjad vaimud palusid siis teda, kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse. Ja ta ütles neile, minge. Siis need tulid välja ja läksid sigade sisse ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus. Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu. Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu ja teda nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast. Aamen. Nagu öeldud, loetud kirjakoht on Matteuse evangeeliumi 8. peatükis. Ja Matteuse evangeelium nii-öelda tinglikult justkui esimene evangeelium piiblis on oma kindla sihtgrupi ja oma kindla peamõttega. Matteuse evangeeliumi peamõtet võib kokku võtta sõnadega, et selles tahetakse näidata, Jeesus Kristus on Messias, seesama Messias, kellest on kõnelenud prohvetid juba vanadel aegadel, ja ta on tulnud päästma kõiki inimesi. Ma arvan, et see on oluline meeles pidada just seda viimast, et Jeesus on Messias, kes on tulnud päästma kõiki inimesi. Ja käesolev kirjakoht kinnitab seda ka täna, eriti neile, kes mõtlevad, et see ei ole minu jaoks, või et ma olen Jumalast liiga kaugel, või et mina olen liiga halb selleks, et Jumal saaks mind päästa või aidata. See võib sobida teistele, aga mitte minule. Jah, Matteuse evangeelium oma olemuselt on kirjutatud juutidele ja inimestele, kes tundsid vanu prohveti kuulutusi, neile, kellele see midagi tähendas, aga just silmas pidades seda peamist mõtet, et kõik tajuksid, et Jeesuse kaudu on igal ühel õigus Jumala päästele. Ta on kõigi kuningas, kes täidab Jumala poolt Iisraelile läbi ajaloo antud tõotused ja annab Iisraeli loole ja tegelikult iga inimese eluloole igavikulise mõõtme ja tähenduse. Loetud kirjakoht asub Jeesuse peamise õpetuskõne mäejutluse järel. Ja mäejutlust on ajalooliselt peetud üheks ajaloo kõige paremaks ja paremini üles ehitatud kõneks üldse. nii oma struktuuri, loogilisuse kui tegelikult kogu
Jeesuse õpetust kokkuvõtva mõtte poolest. Ka mitte ainult teoloogid, vaid ilmalikud uurijad on öelnud, et oma ülesehituse ja sisu poolest on tegemist ühe kõigi aegade parima kõnega ja Lääne-Euroopa, sealhulgas ka Eesti kultuuri, on sealt üle võetud palju mõtteid, mida me ajalooliselt isegi ei taju, et need on sealt pärit. Ja samas mõne mõttega on juhtunud ka nii, et see on ümber pööratud. Me tihti kasutame sõnu, ära tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle ei tehtaks. Aga tegelikult Jeesus ütleb, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Seal on väga suur vahe, kas olla passiivne ja mitte teha või võtta aktiivne armastuse jagamise roll ja teha inimestele see nii, nagu ma tahan, et mulle tehtaks. Jeesus mäejutlusega justkui annab lõpuks teada, et ma olen saabunud. See on väga suurele hulgale inimeste hulgale peetud jutlus. Ja ta teatab, ma olen siin, sellised on mu kavatsused ja see on minu sõnumi peamine sisu, mis ma kavatsen nendel järgnevatel aegadel oma sõnade ja oma tegude ja lõpuks oma risti surma ja ülestõusmisega edasi anda. Mäejutluse ja selle kirjeldatud loo vahele jäävad peale seda veel Jeesuse poolt mitmed tehtud imeteod. Peamiselt on tegemist tervendamisimedega. Jeesus kuuleb inimeste hüüdu ja vastab neile ja inimesed saavad terveks. Ja nende tervenemisimede hulka tegelikult sobitub suurepäraselt ka kirjakohas kirjeldatud kurjade vaimude väljaajamise lugu. Sest toonases ühiskonnas nähti haigusi, sealhulgas ka vaimuhaigusi, tihti vaimuliku sisuga probleemina. Ja seega sobib just see vaimude väljaajamine samamoodi tervenemisimede nimekirja. Nagu te paljud kindlasti teate, siis 3 esimest evangeeliumi, Matteust, Markust ja Luukast peetakse synoptilisteks paralleelpärimusega evangeeliumiteks ja seda sama lugu on justkui kinnitusena kirjeldatud ka Markuse ja Luuka evangeeliumis, mis tõeliselt näitab, et see on aset leidnud ja need erinevused, mis seal on imeväikesed, nii et tegelikult on näha, et lugu on aset leidnud ja seda kirjeldatakse ühtemoodi. Antud kirjakoht kui Jeesuse imeteo üks jutustus, eelpool toodud Matteuse evangeeliumi peamõtte joones toetab seda. Ka selle eesmärk on tõestada ja rõhutada, et Jeesus on tõesti seesama prohvetite poolt Vanas Testamendis ette kuulutatud Jumala poeg, kellel on võim nii füüsiliste haiguste kui kõigi vaimsete jõudude üle ning Jeesuse vabastav ja Jeesuse tervendav töö laieneb kõigile inimestele, kõigile rahvastele, olenemata nende olukorrast, olenemata nende päritolust, olenemata sellest, kas nad isegi teavad, kes on Jeesus. Keegi ei jää Jumala päästest väljapoole. See tähendab, et Jumala pääste, kui Jumala evangeeliumi ajatusõnum ütleb, et see on avatud ka sulle ja laieneb ka sulle. Sa ei ole väljaspool seda, vaid Jeesus on tulnud ka sinu jaoks ja soovinud päästa sind. Aga kui sa oled ka päästetud, siis ka sellel lool on sõnum ka sulle ja see on see, et Jumalal ei ole ühtegi probleemi, mis jääks väljaspoole tema haarde ulatust. Ükski probleem ei ole tema jaoks võõras, ükski probleem ei ole liiga suur, et ta ei võiks sellega tegeleda, või liiga väike, et see oleks tähtsusetu. Vahest me inimestena ütleme, et mis ma segan Jumalat oma väikeste probleemidega. Tal on niigi suuremaid asju teha. Jeesus tuli ja suri inimeste pärast. Ja Jeesuse jaoks ei olnud esimese ja teise järgu inimesi, vaid ta on surnud kõigi eest. Mis tähendab, et kõigi mured on tema jaoks võrdsed. Iga inimese tähendus on Jumala jaoks sama. Ükskõik, mis me iseendast mõtleme
või ükskõik, mis teised meist mõtlevad, Jumala armastus laieneb ka meile ja meie oleme Jumalale tähenduslikud. 28. salmis oli kirjas, et Jeesus jõuab kadarlaste maale ja 3 synoptilises evangeeliumis on sündmuse nimekuju küll pisut erinev, aga enamik teoloogia on seisukohal, et tegemist on Gergesa asulaga Kadara piirkonnas. Ja see sobib ka geograafiliselt selliseks loo toimumiskohaks, kuna ta asub selle Genetsareti järve, millest nad just on üle sõitnud, ääres ja on sellises piirkonnas, kus on ka vastavad kaljud, kus vanasti olid kaljuhauad, milles need vaimust vaevatud elasid ja asusid. Teise võimaliku eelkõige nimeliselt sarnase kohana on pakutud vahest ka Gerasa linna, aga see asub järvest liiga kaugel ja tal ei ole järvega piirvat kallast, nii et seega me jääme Gergesa juurde. Osad Tähk nimetab oma Markuse evangeeliumi seletuses ka asukohaks Gersa või Gersa linnakest, mis on Gergesa tegelikult nimi, aga teisesuguse nimekujuga. Ja Luuka evangeeliumi seletuses on samuti viide pigem Gergesa linnale, nii et suhteliselt selge on, et tegemist on selle piirkonnaga. Ja Jeesus kohtub selles paigas vaimuhaigete meestega. Neid sellistena nähti tol ajal kurjadest vaimudest vaevatud. Neid peeti Jumala karistuse all olevateks. Nad olid vaevatud, neid vaevasid nende enda sees olevad vaimud ja nad märatsesid inimeste sees. Ilmselt mingil hetkel, mingil viisil on need mehed teinud oma elus ukse lahti vaimsetele jõududele, millest nad ei ole päris täpselt aru saanud. Ja see on see, mille kohta võib öelda paljudel juhtudel, et jah, sa võid abi saada, aga kui sa ei tea, kust on pärit need vaimsed jõud, siis sa ei tea, kust tuleb ka lõpuks see arve, mis sul tuleb maksta. Nii et ka nendel meeste puhul ilmselt mingil hetkel peab olema inimene lubanud oma ellu sellised jõud. Ja nüüd oli aeg maksta selle eest lõivu. Nad olid vaevatud, nende sees märatsesid vaimud, nad olid endale ohtlikud ja nende tegevus tegelikult ulatus ka teiste inimesteni, nii et on kirjas, et keegi ei julgenud seda teed käia. Nad olid ohtlikud ka teistele. Aga ometigi, Jeesus näitab, et Jumala arm laieneb ka sellistele inimestele, keda peetakse teiste poolt neetuteks, Jumalast hüljatuteks, ohtlikeks ja võib-olla mõeldakse parem, kui neid ei oleks. Kui palju inimene mõtleb iseendast, parem kui mind ei oleks? Või mõtleme me vahest kellegi peale vaadates, kas see inimene on äkki mõttetu? Jumala looming ei ole kunagi mõttetu. Me loeme Piibli algusest, kui Jumal lõi maailma, siis ta vaatas ja kõik, mis ta oli loonud, oli hea. Ja see ei ole vahepeal muutunud. Iga inimene on väärtuslik, iga inimene on oluline, iga inimene on armastatud ja Jumala poolt loodud. Ja kes olen looduna mina, et öelda iseenda või kellegi teise kohta mõttetu, kui looja on ta loonud. Jeesus ütleb siin väga selgelt, näidates oma sõnade ja tegevusega, et ka sellised, keda ühiskond on kõrvale heitnud, on Jumala jaoks olulised. Keegi ei ole liiga patune, et Jumala arm ei võiks temani ulatuda. 29. salmis on kirjas, kuidas vaimud sellele reageerivad. Ja vaata, need karjusid, mis on meil sinuga asja, sa Jumala poeg? Kas sa oled tulnud meid enne aegu piinama? Jumala poeg on väljend, mida tihti Jeesusega suhtlejad, ja tegelikult Jeesus ise ka ei kasuta enda kohta. Ja juudi ühiskonnas seda julgetudki kasutada, sest selline väljend oleks olnud Jumala teotus. Keegi ei olnud Jumalaga võrdne.
aga need mehed teadsid, kellega on tegemist. Ilmselgelt neile need vaimud, kes nende sees olid, tundsid ära Jumala kohalolu ja saavad aru, kellega neil on tegemist. Ja nad hüüavad, mis on meil sinuga tegemist, Jumala poeg, lootes, et kui nad ütlevad välja selle nime, Jumala poeg, siis nii nagu vaimulikus maailmas tihti toimub, saavad nad sellise tõepaljastusega kuidagi väe või võimu tema üle ja võivad ta ära saata sealt paigast. See on nende reaktsioon või vastuhakk Jumalale. Nad tunnevad, et see, mis neid ees ootab, kui see mees, kes on tulnud, on tõesti Jumala poeg, siis see ei saa olla meie jaoks midagi head. Ja see ajab nad omakorda meeleheitele. Ja see ongi see põhjus, miks nad ilmselt Jeesuse peale karjuvad. Jeesuse, Jumala poja saabumine tähendab teiste vaimsete jõudude valitsusaja lõppu. Jumal enda kõrval konkurentsi ei lase. Kui Jeesus tuleb kord, nii nagu pühakiri ütleb, kuninganna tagasi ja lõpeb selle maailma ajastu, siis lõpeb ka kõigi Jumala vastaste vaimsete jõudude tegevus lõplikult. Ja pühakiri ütleb, et nad allutatakse lõplikult Jumala tahtele. Rooma 14.4 kinnitab, iga põlv peab nõtkuma ja iga keel peab tunnistama, et Jeesus on issand. Ja ilmutuse raamatu lõpus me teame, et nad pannakse igavese karistuse alla. Need, kes siiani on piinanud, nendest saavad lõpuks ise piinatud. Praegusel ajastul võib neil olla, teatud vabadus tegutseda, aga pühakiri ütleb, et see aeg saab ükskord läbi. Ja sellepärast viitavadki vaimud, et Jeesus on neid tulnud piinama enne aega. Nad hoiavad veel kinni sellest, mis justkui kuulub neile ja ütlevad, miks sa oled tulnud nüüd. Aga juba siis nad tajuvad, et nende tegevus on Jumala lähedal olu tõttu piiratud. Mis on meie elus sellist, mida me Jumala ees tahaksime varjata? Mida me tahaksime, et ta ei näeks? Mille üle me ei ole uhked? Vahest isegi, kui see on kasulik või võib tunduda kasulik. Aga me teame, et see on vale. Kas me oleme valmis selle andma Jumala kätte ja ütlema, vabasta meid sellest? Või laseme me sellele ennast piinata, kuni tuleb lõpuks viimne aeg ja see allutatakse niikuinii Jumala tahtele? Meie kõigi elus on jõude, mis meid juhivad. Vahel me nimetame seda iseloomuks, vahepeal me nimetame ebameeldivaid osi sellest iseloomu vigadeks või sõltuvusteks. Aga pühakiri ütleb meile, et kui me lubame Jeesusel tulla oma ellu ja laseme temal valitseda hea valitsejana, siis hooldab ja hoolitseb tema meie elu eest nii, et sealt saab välja pühitud see, mis meid vaevab. Ja esile tuleb parim. Muud jõud peavad taanduma, aga see, mis on jumalik, jääb alles. Jeesus on eelnevates lugudes, nagu ma ütlesin, see on järg mitmetele imetegudele, ilmutanud korduvalt oma väge haigete tervendamise ja loodusjõudude alistamise näol. Nüüd selles loos ilmutavad ennast kurjad vaimud. Ja ehk Jeesus kohtub siin oma kõige raskema vastuseisuga. Ja inimese, keda ta on päästma tulnud, ehk kõige trööstituma olukorraga. See on olukord, milles inimene on täielikult kaotanud kontrolli iseenda oma elu üle ja kus ta vajab Jumala sekkumist kõige enam. Seega võib öelda, et tegemist on võib-olla Jeesuse kõige suurema proovikiviga. Aga see ongi see, milleks Jeesus on tulnud. Mitte selleks, et vaigistada looduslikku tormi, vaid vaigistada tormi inimese südames, suhetes
minu ja Jumala vahel, suhetes minu ja kaasinimese vahel, tormi minus endas ja neid vastuolusid, mida me kõik teame, et meis on. Jeesus on tulnud, et muuta inimese olukorda Jumala ees. Kõik muu, ükskõik kui võimas, kui imeline, kui eriline see võib tunduda, on lisa sellele põhitööle. Ja siis Jeesus teeb seda, mida ainult Jumal suudab teha. Tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas ja kurjad vaimud palusid siis teda, kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse. See seakari tõendab taaskord seda geograafilist asukohta ja need väiksed detailid on olulised sellepärast, et ei saaks väita, et piibel on lihtsalt välja mõeldud ja ei sobitu kokku ja seal on täis vastuolusid. Sest ilmselgelt on see, et juudi kultuuris ei oleks keegi sigu pidanud. Sead olid ebapühad loomad, juudid ei söönud neid, juutidel polnud põhjust neid pidada, aga seakari näitab, et see oli ilmselt paganate piirkond. Ja kuna selles eelpool nimetatud Kadara piirkonnas juut ei elanud, siis see sobib suurepäraselt selleks sündmuste kohaks. Kurjad vaimud tunnevad ennast ohustatuna. Ja nad teavad, et midagi nüüd saab juhtuma ja neil läheb päris täbarasti. Ja nad teavad ka, et nad ei saa Jeesusele vastu, et see Jeesuse isiku paljastamine ei ole andnud neile loodetud väge võimu tema üle. Ja nüüd nad otsivad väljapääsu. Kui Jumal tuleb meie juurde ja Jumal paneb sõrme millegi peale, siis inimlikult me ka vahest püüame leida mingisuguse muu väljapääsu. Jumal kas kuidagi teistmoodi ei saa? Kas see osa peab lahkuma? Ja Jumal ütleb, jah, nii on. Anna see minu kätte ja las mina toimetan sellega. Piibel räägib korduvalt sellest, et kui kurjad jõud on inimestest välja aetud, siis nad tavaliselt ei jää rahule, vaid nad otsivad uut ohvrit, kuni nad selle leiavad. Ja sellele viitab Jeesus ka Matteuse evangeeliumi 12. peatükis ja Luuka evangeeliumi 11. peatükis. Et nad lähevad välja ja otsivad mööda maad uut kohta ja kui nad seda ei leia, siis pöörduvad nad tagasi ja kui nad leiavad selle vana koja ehituna ja puhtana, siis nad võtavad kaasa teised kurjad vaimud ja tulevad, kolivad tagasi, kui seal ei ole asunud elama Jumala vaim. Ja selle inimese keeruline olukord saab olema veel keerulisem. Seega Jeesus teab, et ta peab need vaimud kuhugi läkitama. Aga Jumalana, kes ei tee inimestes vahet ja kelle jaoks kõik inimesed on kallid, ta ei saa öelda, et minge kellegi teise inimese sisse. Ja ta ei saa lasta neid ka lihtsalt mööda maad ringi käima, sest küll nad leiavad kellegi, keda vaevata. Kuhugi ta peab nad saatma. Ja ta vabastab need 2 meest seakarja hinnaga. See sobib meeleheitel vaimudele, sest nad tahavad ka kuhugi minna. Ja ma saan aru, et loomakaitsjatele võib see olla nagu punane rätik, aga inimese päästmine oli Jumala jaoks olulisem. Ja ta ei karda selle nimel ohvriks tuua seakarja. Hiljem, kui Jeesus läheb ristipuule, siis ta tegelikult näitab seda sama. Kui siin saadetakse kurjad vaimud ebapuhaste loomade sisse nende poole, keda juudid ei pidanud mitte millekski, siis Golgata mäel võtab Jeesus ise selle koha. Teda ei peeta mitte millekski. Tema pealt pööratakse pilk ära. Ta saab kõige madalama ja ajaloo hirmsaima surma ohvriks.
ja kõik on ta justkui hüljanud selleks, et päästa sind ja mind. See ei olnud Jumalale liiga palju. Tema oli valmis selle koha võtma, sest sina ja mina oleme talle nii kallid. Ja ta ütleb, minge. Ja siis need tulid välja ja läksid sigade sisse ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus. See on, võiks öelda, selle loo kõrgpunkt või pöördepunkt. Vaimumaailma omavahelisele suhtlusele järgneb materiaalses maailmas reaalne tegutsemine. Ja see avaldub sellest väga selgelt, käega katsutavalt, silmaga nähtavalt ja kõrvaga kuuldavalt. See näitab seda, kuidas Jumal tegutseb. Vaimus palutule järgneb vastus tegelikkuses. Nii nagu on meie väikeste või suurte palvesoovidega meie kambris. Suured asjad saavad väga tihti alguse meie pisikestest palvetest, väga vaikselt öeldult Jumalale. Ja siis, kui Jumal ütleb, mine, siis toimuvad meie maailmas päris asjad. Matteus ei kajasta Jeesuse ja vaimude vahelist pikemat dialoogi, nii nagu teistes evangeeliumites, ega mingit kauplemist. Aga me näeme mujalt, et nendel vaimsetel jõududel oli nimi, see oli leegion, ja see näitab, et tegemist oli väga suure hulga vaimudega. Rooma sõjaväe leegioniga, kus oli 1000 sõdureid, võib seda võrrelda. Ja nüüd teeb Jeesus seda, mida vaimud olid ennem püüdnud temaga teha. Ta küsib nende nime, aga tema on Jumal ja tema saab sellega väe nende üle ja ütleb, minge. Ja nad lähevad. Jeesuse antud käsk kurjadele vaimudele ei ole mitte loa andmine, vaid nende äraajamine. Kui me lubame, kui me laseme, siis meie elus, meie südames, meie sees ei ole ühtegi leegioni, millele Jeesus ei saaks öelda, minge. Ja kes siis ei peaks oma asjad pakkima ja lahkuma. Küsimus on selles, kas meie oleme selleks piisavalt valmis või meeleheitel, kui te tahate, et öelda, Jumal, ma vajan sind. Palun ütle üks sõna ja ma saan sellest vabaks. Ja siis tekib loomakarjas paanika ja segadus, nii nagu inimestegi puhul väga tihti kokkupuutumistes vaimsete jõududega, ja nad sööstavad hukatusse. Jeesus näitab, et ta on tulnud vabastama neid, kes on vaevatud. Ja neid, kes on valmis, need saavad Jumalalt vastuse ja lahenduse. Need 2 meest said vabaduse, midast nad olid unistanud, mida nad olid oodanud, aga milleks neil puudus endal jõud ja vägi. Sest Jeesus ütles, minge. Ja kõik see, mis oli nende elus must, ebapüha ja vaevav, oli sunnitud lahkuma hukatusse. Aga siis olid seal veel teised. Ja Piibel ütleb, et karjased põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid kõike ja ka kurjast vaimust vaevatute lugu. On need, kelle elus toimub tõeline muutus. Ja siis on need, kes vaatavad kõrvalt, näevad seda muutust. Aga kuidas nad sellele reageerivad? Nad põgenevad hirmunult, olles selle sündmuste tähendusest täiesti valesti aru saanud
Sest nende tähelepanu oli suunatud hoopis valele asjale. Nad ei näinud seda, et kahe mehe elu sai muudetud ja nemad said oma vaevast vabaks. Vaid nad nägid seda, kuidas seakari, mida nad olid kutsutud karjatama, hukkus. Küsimus on selles, millele me pöörame oma tähelepanu, kui Jumal tegutseb. Kas sellele, mis tuleb vahest ära anda, või selle, mida Jumal tahab meile anda, mis on lõputult palju väärtuslikum kui see, millest me vahel peame loobuma. Samas need karjased, me loeme, ei suuda olla vait. Ükskõik, kuidas nad sellesse suhtusid, nad ei suuda vaikida, vaid nad lähevad linna ja nad jagavad, mida nad on näinud ja kogenud. Aga linna reaktsioon näitab seda, et ilmselt olid karjased üsna hirmunud ja näitasid kõike seda pigem negatiivses valguses. Oli neil ju vaja ennast välja vabandada, miks nad olid kaotanud linna seakarja. Materiaalne kahju sai olulisemaks inimesest. Kui tihti me seda näeme? See, mis on materiaalne, saab olulisemaks kui inimene. Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu ja teda nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast. Inimesed, kellest vaimud olid välja aetud, tervenesid, mis on kahtlemata positiivne sündmus. Kui te mõtlete kellelegi, kes on olnud haige, võib-olla teile mõni kallis inimene ja siis ta on tervenenud. Kui suur rõõm. Me tunneme rõõmu isegi nende inimeste pärast, keda me ei tunne. Ma jälgin Facebookis väga hoolega, mida kirjutab Vähiravifond ja loen neid lugusid inimestest, kes on abi saanud. Ja ma olen rõõmus koos nendega. Ma võin öelda võib-olla Jumal tänatud, et ma ei tunne neist kedagi. Aga ma rõõmustan, kui ma loen, et keegi on abi saanud, kui keegi on terveks saanud, kui kellegi elupäevi on taas pikendatud. Ja ausalt öeldes tühja sellest, kui palju selleks siis raha on kulunud. Omaette küsimus on selles, kas teiste inimeste õnnetuselt kasu lõikamine on positiivne või negatiivne. Ja siin võiks lõputult arutleda ravimitööstuse olemuse üle. Aga me ometigi rõõmustame, kui inimesed saavad abi. Aga siin me loeme täpselt vastupidist reaktsiooni. Ja see on selle kirjakoha võib-olla teine oluline salm. Näidates, et Jumal tegutseb selles maailmas, aga see on Jumalapoolne samm ja inimeste reaktsioon Jumala tegutsemisele ei pruugi alati olla positiivne. Kõik ei ole valmis Jumala imest osa saama ja Jumalat tänama selle eest, mida ta on teinud. Kõik ei oska tõlgendada Jumala imetegusid kui Jumala imelise sekkumisena selles maailmas, vaid tihti me märkame ainult seda, mis ei ole päris nii, nagu meie tahaksime. Aeg sellele piirkonnale evangeeliumi kuulutada ei olnud veel käes. Inimese vajadus materiaalse turvalisuse järele oli suurem kui tema arusaam oma olukorrast Jumala ees ja vajadusest Jumala pääste järele. Nii on. Alati ei ole inimesed valmis. Aga positiivne on see, et Jumal ei anna alla. Jumal loodab alati. Jumal usub alati. Ja tema loodab meie viimse hingetõmbeni, et me tuleme tema juurde. Negatiivne on see, et meie ei tea, millal see viimane hingetõmme meil on.
Ma olen paar korda oma elus näinud, kuidas täisjõus inimene sureb. Ja kui ma seda esimest korda nägin, siis see jättis musse väga sügava jälje. See oli üks noor mees, noorem kui mina, ja ta jäi minu silme all auto alla. Nii et ühel hetkel ta oli elus ja järgmisel hetkel teda enam ei olnud. Ja seal ei olnud mitte midagi teha. Ilmselgelt hommikul ta ei mõelnud, täna on minu elu viimane päev. Ja ilmselgelt me keegi ei oska niimoodi mõelda. Jumal loodab alati, et me tuleme lõpuks tema juurde. Aga meie ei tea kunagi, millal see alati lõpuks läbi saab. Need inimesed ei olnud valmis evangeeliumi Jeesusest kuulma ja tunnistama Jeesust issandana. See, mis oli materiaalne, see, mis oli ajaline, see oli olulisem kui taevane ja jumalik ja igavene. Ja see näitab tegelikult iga inimese üldist olukorda. Niikaua, kui inimene armastab seda, mida me suudame silmaga näha, kõrvaga kuulda ja käega katsuda rohkem kui Jumalat, ei ole me võimelised vastu võtma Jumala armu. Või ei ole see meile piisavalt oluline, et teha see samm Jumala poole. Õnneks on Jumal kannatlik ja annab meile mitmeid võimalusi. Võib-olla vahel isegi nii, et me ei taju. Ka paganatel evangeeliumi kuulutamine ei lõppe õnneks selle looga piiblis, vaid lõpuks jõuab sõnum Jumala päästest ikkagi iga rahvani. Jõudis ka meieni. Ja Jumala töö läheb ikka edasi. Küsimus on selles, kas meie näeme seda teostumas ja kas meie jaoks aeg veel kestab või ei. Amen. Me lähme täna ka leiva murdmise lauale ümber, mis on valmis seatud siin. Ja see on meeldetuletus sellest, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Aga see tunnistab meile seda, et Jumal, kes on valmis ohverdama oma poja meie igaviku pärast, saab sekkuda ka igapäevaselt meie väiksematesse probleemidesse ja muredesse. Ja nüüd seda teades me läheme kogudusega eespalvesse ja võtame kaasa need palvesoovid, mis kogudusele on toodud, uskudes, et Jumalal on võimalik ja Jumal tahab sekkuda ja muuta neid olukordi, mis on koguduse keskel toodud. Tõuseme. Issand Jeesus, tänu sulle selle eest, et sina oled pidanud inimest nii kalliks, et sa oled tulnud, et meile näidata isa armastust. Issand, et me võime sind vaadates näha Jumalat ja teada, et me oleme armastatud. Ja teada, Jumal, et pääste on võimalik ja rahu inimese ja Jumala vahel on võimalik. Jeesus, tänu sulle selle eest, et sinu jaoks ei ole mitte keegi väljaspool sinu armastuse ulatust. Ja mitte keegi ei ole liiga ebapüha, et sinu vere kaudu ei võiks me saada uuesti pühaks. Ja see on tänu sulle, et sa oled kõik teinud selleks, et inimene võiks taas saada ühendatud oma loojaga. Ja meie võime ainult võtta selle vastu, öelda jah, Jeesus, ma tahan ja ma usun. Ja sina võtadki meid vastu. Ja see on tänu, et kõik eesriided meie ja taevas isa vahel on kõrvaldatud. Ja issand, et sina oled
andnud meile armu, nii igavikku kui igasse päeva. Nii et me võime tulla su ette iga oma palvesooviga ja paluda, Jumal, et sa sekkuksid, et sa muudaksid, et sa aitaksid, et sa tegutseksid. Jumal, me paneme su ette need palvesoovid. Issand, kui siin on palutud päris mitme inimese pääste pärast, Jumal, selle sama pärast, millest me oleme täna hommikul rääkinud. Sa tunned igat ühte neist, sina tead igat ühte, kes on nende nimede taga. Jumal, me palume, et sinu sõnum, aga sinu ilmutus jõuaks nendeni. Ja nad võiksid näha armastavat Jumalat. Ja Jumal, otsustada järgida sind kogu oma elupäevad. Issand, kui sa näed, et siin on ka materiaalseid probleeme, Jumal, nii nagu me palusime ohvri ajal, sinul on võimalik ka selles lahendust leida ja sekkuda. Tule, Jumal, palun aita lahendada need maised probleemid, et need võiksid ja nende kaudu võiks saada au sinu nimele ja inimesed võiksid teha oma elus ka igavikulised otsused. Issand, kui on palve ühe poja tervise pärast, Issand, me palume, et see poeg võiks kogeda tervenemist. Issand, ja et sa võiksid sekkuda, puudutada nii, nagu sa puudutasid inimesi, kedest me piiblis loeme, ja teha terveks. Ja Jumal, kui ema palub ka oskust armastada, Issand, me palume, et sa kingiksid seda, et sinu armastus saaks välja valatud ema südamesse ja ema südame kaudu poja elusse. Nii et sa saaksid väga reaalseks ja väga tuntavalt oleksid ligi neile. Ja Issand, kui on palvega ühe noore naise pärast, Jumal, kui ta on tegemas Jumala riigi tööd ja ema süda muretseb ta pärast ka, me palume, et sinu kaitse oleks tema üle ja sinu õnnistus ja sinu hoidmine. Ja Jumal, et ta võiks ka kogeda, et kui ta oma käe on adra külge pannud ja teeb tööd sinu heaks, siis ta saab sellest ja ta ei jää vaesemaks, vaid kõik sina varustad kõige vajalikuga. Ja Issand, kõik muud palvesoovid, mis meie südames on, mida sina näed, Jumal, mida sina kuuled juba praegu, kui me neid oma südames ütleme, vasta neile oma hea nime pärast. Issand, me sirutame oma käe sinu poole ja me hüüame, Jumal, aita meid meie nõtruses. Ja kui on tänupalveid, siis Issand, me toome ka oma tänu oma südames sinu ette, et me võiksime, Jumal, rõõmustada sellest ja näha sinu ustavust sellest, mida sa oled teinud. Tänu, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Amen. Palun istuge.